Nii, ma alustan tänast vlogi üldse siit laupäevast. Kell on 10, me hakkasime liikuma Marbella poole. Täna näitan siis, mis seal Marbellas toimub. Käime kuskil söömas kindlasti, vaatame mingites poodides ringi. Täna on hästi mõnus ilm, päike juba paistab, kuigi meil on siin paar viimast päeva nagu suht jahedad olnud ja isegi vihma on veits sadanud. Aga jah, täna on mega mõnus ilm ja patt oleks kodus istuda selle ilusa ilmaga. Seega, let's go! Ja täitsa lambist jõudsime turule. Tegelikult me oleme siin varem niimoodi käinud ja siin tegelikult ei ole nagu turgu igapäevaselt, aga mulle tundub, see on mingi laupäeva turg. Nii et me kohe leidsime koha, kuhu ringi tulla vaatama. Rain läks korra autosse tagasi, ta unustas telefoni autosse. Saime õnneks suht siia turu lähedale parkima. Tegelikult eelmine kord, kui me Marbellas käisime, siis kus me praegu sõitsime ja turg algas, siis tegelikult me saime nagu parkima sinna. Ja täna me sõitsime samamoodi. Ühtegi märki ei olnud, et mingi turg või asi tuleb või tee on kinni. Ühesõnaga sealt edasi sõita ei saanud ja nüüd me siis lähemegi vaatame seal turu peal veits ringi. No täna on laupäev, ma teadsin küll, et Marbellas mingisugune turg kuskil on. Mul ei tulnud hommikul meelde. Aga väga tore, seal tundus väga palju huvitavat kraami, nii et kell on veel suht vähe ja siin on suht vaikne veel. Aga nii ongi mõnus ringi vaadata, kui väga palju rahvast ei ole. Müüakse hästi palju sellist kunsti ja erinevad sellised keraamikaputkad. Eelmise vlogi põhjal tuli hästi palju ideid ja küsimusi ja üks oli selline, et ma võiks panna asjade juurde siis nimetused ja kas ma soovita või ei soovita toidukohtadest, ma ei tea, keskustest, kus me käime. Üritan selles osas siis veits tublim olla. See turg tundub veits selline korralikuma kaubaga ja siin on väga ilus vaade. Selline vaade siis keskuse juurest. Okei, ma sain nüüd natuke paremini aru sellest asjast siin. Selle keskuse oma poekesed on ka vist siin nagu väljapanekuid teinud ja siin õues või väljas esimesel korrusel ja tänaval on siis üleüldine see mingi turg, kus on siis muud pudipadi ka. Aga siin teisel korrusel, keskuse nii-öelda korrusel siis tunduvad jah vähe sellisemad disainerasjad ja sellised. Aga nii me jõudsime siia allapoole, kus siis hakkas see nii-öelda tavaturu osa. Ja see näeb siis välja juba rohkem nagu tavaturud, mis siin on. Igast fake kraami ja prille ja kotte ja selline antiikne osa, mööbli osa on täiesti eraldi siin. Lähme käime sealt poolt ka läbi. Aga siin ühesõnaga tänava peal oli täiesti tavaline turukaup nagu siin igal pool nendel turgudel. Siin on siis sellist vägevat kraami. Väga ilusad maalid, mööblid, nõusid, vaase. Igast asju. Lähme nüüd ühte keskusesse siin Marbellas. El Corte Inglés on selle nimi. Ja tegelikult see on selline kohalik kett ühesõnaga. Eesti mõistes ta meenutab kõige rohkem mingit Stockmanni ja Kaups ilmselt. Seal on koduosakond, seal on mehed, naised, seal on mehed, naised, seal on meeste ja naiste osakond, laste osakond. Tegelikult tahamegi ainult koduosakonda minna. Oleks vaja paari kruusi, tassi. Kuna me elame üürikorteris, siis tegelikult seal mingisugused kruusid olid olemas, aga kahte oleks juurde vaja. Me lähemegi siis vaatama, äkki me siit leiame midagi. Ma sain sealt turu pealt. Seal oli mingi selline kodusisustuspodi, sealt võis niisama neid sisustusajakirju võtta. Ja see olid väga huvitavad mingid artiklid, mida ma pärast lugeda tahan, nii et nüüd ma terve päeva tripin selle paksu ajakirjaga seal ringi. Aga noh, pole hullu. Siin all on siis spordiosakond. Siin on kosmeetika. No ta on ikka suht sarnane ikkagi Kaupsiga, ma ütleks. Siit leiab veel palju erinevaid aksessuaare, kotte. Ja siit hakkabki naiste riiete osakond ka siis juba vaikselt. Ja päris suur mööbli osakond on ka siin. Ma ei tea, kas me siit korruselt peakski leidma nõusid ka või? Oota, vaatame neid raamatuid korra. Oota, kui lahe. Nunnukad. Ja nii palju ilusat mööblit. Laud on täie kena, need toolid on väga huvitavad. Ja siin on nii ilus lille
pood. Jah, see on eraldi lillepood täitsa koduosakonnas. Mega ilus näeb välja ja see lillelõhna. Nii kaugele tundub. No siin on väga lai valik erinevaid nõusid ja tõesti üli ilusad ja tegelikult nagu pole üldse hullult kallid, nagu võib-olla Eestis, kui kaubamaja mõeldes, seal on pigem ikkagi kallimad asjad. Siin on nagu, ma ei teagi, mida ma just vaatasin, need täiega ägedad. Vot need sellised alused. See oli 12 eurot. Ta ei ole nagu üldse kõige pisem, nii et jah, pole üldse nagu hullud hinnad. Ja mingit jõulukraami saab siit praegu eriti soodsalt, mis siin olid mingid taldrikud 3,47 ainult ja need on üliägedad kaamlitega taldrikud suured. Me siit ei suutnud õigeid tasse leida. Tassid peaksid olema enam-vähem sellises õiges mõõdus, sest et meil tegelikult selles korteris, kus me elame, oli olemas selline kapselkohvimasin, aga proovisime vist kõik kapslid läbi, mis me vähegi poest leidsime ja mitte ühtegi normaalselt ei leidnud. Ühesõnaga me ostsime siis selle käppaga kohvimasina, see, kus vahustad ise piima ja möllad, ühesõnaga Rain tegeleb sellega. Ja nüüd oleks vaja siis õiges suuruses tasse sinna. Jõudsime Saara Home'is ka käia. Seal juhtus selline asi lihtsalt. Vaatasin mingeid asju ja ma ei tea, teate küll, praegu on hästi palju poodides igast neid hästi kerges klaasist tehtud selliseid klaase ja kruuse ja nõusid. Ühesõnaga, ma seal midagi näppisin ja siis läksin sellise nagu kannukese vastu ja see lihtsalt lendas kildudeks sinna põrandale. Mõtlesin, oh my god. Aga õnneks müüja tuli kohe juurde, oli mingi, it's okay ja ühesõnaga korjas need killud kokku. Keegi mult mingit raha õnneks selle eest ei küsinud. Läks hästi sellega. Ja väike jalutuskäik mööda seda rannapromenaadi siin, kus pool Puerto Banús on nüüd taga, seal pool. Tuleme sealt pool. See on nii palju ilusaid majakesi siin mere ääres. Ja üldse ilm on päris soe. Võtsin täitsa kampsuni ära. Käisime nüüd siin Aldis vahepeal vett ostmas. Rain võttis mingi väikse saia ka endale. Me läheme nüüd siis sööma kuskile. Leidsin just mingi kokekoha on ju. Nii et lähme sinna sööma ja muide, kes pole Aldis kunagi käinud, siis Aldi meenutab kõige rohkem ilmselt Lidlitest, ma ütleks. Nii et suht sarnane. Me tulime siis, kõigepealt läksime auto juurde, sest et ma otsustasin, et ma panen täna sellised kingakesed jalga. Väga harv variant, sellepärast, et mu jalad on nii ära õõrutud, et ma ei tee homme vist ühtegi sammu nende villidega. Aga me leidsime selle toidukoha üles, see on mingi selline pokekoht. Pole nii ammu pokepouli söönud, sest neid kohti nagu väga ei ole siin. Ja nüüd me mingisuguse leidsime, nii et lähmegi proovime siis seal ära selle. Selline koht siis. Suht pisike koht, aga õnneks sinna ruumi, nii et vaatame. Tellisime mõlemad siis kanapoked. Reaalselt siin oli valik, kas võtta väike või suur. Me võtsime mõlemad väiksed ja see väike on nagu tohutu lihtsalt. Ja reaalselt ma algul vaatasin, et siin on täiega palju riisi, aga tuleb välja, et siin on nagu seda kana reaalselt sama palju kui riisi. Lihtsalt selle põhjani välja siia. Mega palju ja maitseb üli hästi. Me ei jaksanud neid pokesid ära süüa ja võtame kaasa, nii et saame õhtul ka seda sama toitu süüa. Panen need siia autosse ära ja siis me hakkame nüüd kodu poole tagasi liikuma. Tulime nüüd kodutee pealt ikkagi ühest keskusest läbi, seesama La Cañada, kus ma eelmine kord käisin. Ja siin on mega armas selline sisustuspood, kus oli ka nõusid ja siit me siis leidsimegi sellised nunnukad tassid, mis on täpselt õige suurusega, nii et jäime siis nende juurde. Selline pood siis, nii et soovitan kindlasti tulla, kui siin kandis olete. Meil on nüüd vahepeal esmaspäev kätte jõudnud ja täna on üli sombune ilm. Terve pool päeva on vihma seda ja praegu jäi korraks vihm järele ja ma mõtlesingi, et sööks vahepeal kiirelt lõuna ära ja siis peaks toidupoes käima, sest külmkapp on jälle tühi. Praegu ma teen mingit eilset tortilla varianti, nii et ma olen kana juba ära praetud eilsest, seda peaks veel soojaks tegema. Ja siis mingi kapsas ja kurk läheb ka sinna vahele veel. Nii ma veits koristan. Rain hakkas kohvi tegema, nii et ma saan meie uusi tassikesi näidata kohviga. Igatahes, millest ma rääkida tahtsin. Iga kord, kui ma mõne uue vlogi jälle üles panen, siis ma saan igast huvitavaid küsimusi. Sealhulgas üks küsimus on alati selline, et millega me tegeleme.
ühesõnaga, kõikide muude asjade kõrvalt üks asi, millega me siin tegeleda saame, on erinevatele brändidele, ettevõtetele piltide, videote tegemine siis, sotsiaalmeedia content'i loomine ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei tea, kui paljud teist teavad, Rain on pikka aega fotograaf olnud ja ühesõnaga mina siis aitan teda nii palju kui vähegi võimalik. Vahel olen kaamera ees või siis otsin modelle või mida iganes vaja teha on. Ja tuntumad brändid näiteks, keda te võib-olla ka teate, kellega me oleme koostööd teinud või siis teeme siiamaani, on näiteks Believe, Põhjala Teetalu ja siis näiteks Heavenly, Norra üks spordiriiete bränd Para, ma ei tea, kui paljud Eestis seda teavad. Enamus sellised on hästi pikaaegsed koostööpartnerid, kellega me siis igast asju koos oleme teinud. Väike üleskutse teilegi, kellel on oma bränd või ettevõte, siis võite vabalt ühendust võtta, kui soovite ka mingit vägevat sisu endale sotsiaalmeediasse või kodulehele mingid tootepilte või videosid või mida iganes ühesõnaga. Võib vabalt kirjutada mulle ja jah. Ma ei tea, muud ma vist ei tahtnudki sellest rääkida. Jooksist kohvi ära ja siis peaks seal poes ära käima, kuigi ma ei viitsi üldse minnast. Kui vihma hakkab sadama, siis on nagu jamasti. Sest ega mul väga mingid mõistlikke riided ei ole siin vihmaga ringi käimiseks. Et jah, ma loodan, et ei hakka sadama. Avastasime, et piima on täpselt nii palju. Ja sellest ei jagu isegi vist ühele kohvile. Nii et ma nüüd rõutu jooksen meil siin lähimasse poodi. Tegin maailma kõige kiirema poes käigu, ma võtsin täpselt kurki, piima ja kurki, piima ja mune. Õnneks meil see pood on mingi paarisaja meetri kaugusel kodust, nii et õnneks polnud kauge maa minna, aga juba ma tunnen, et tibutab vist juba. Seega vaatame, kas saame täna kuidagi mingi õhtusöögi nendest munadest ära tehtud või siis kui õhtul vihma ei saa, siis normaalsesse poodi õhtul minna. Rain palus vabandada, et täna lattearti ei tulnud ja mul pesu kuivab siin, sest õues sajab vihma on ja. Aga joome nüüd kohvi ja siis tegeleme asjadega edasi. Ma unustasin enne veel lisada, et meil on täiesti ka oma Instagrami leht olemas, mis ma nüüd alles hiljuti tegin, see on täitsa uus. Nii et mine follow ma Loon Creatives, seal on küll kõik inglisekeelne, aga ma arvan, et kõik saavad ikkagi aru. Ma panen siis lingi siia alla ka, minge jälgima. Kell on vahepeal 4 saanud ja ma mõtlesin, et ma teen oma küüned vahepeal korda, sest et see on juba pahasti. Ma siis tavaliselt teen ise oma küüsi, ma ei käi kuskil salongis tegemas neid, mul on see mingi UV-lambike ja siis igast keellakk, millega ma siis lakin oma küüsi siin, aga täna on siis nii, et me peame selle vana keeli maha võtma ja tegelikult ma käisin Primarkis, sain selliseid kleebitavaid küüsi. Seal on väga suur valik ja ma esimest korda proovin siis selliseid heledaid. Esimest korda proovin siis Primarki küüsi, sest ma Eestist olen ka ostnud Trade House'ist vist tavaliselt neid, mis tavaliselt on püsinud mul mingi paar nädalat, seega vahelduseks paneme siis keellakile neid küüsi. Mul on siis tellitud keellaki maha võtmiseks sellised jubinad, mis ma panen siis koos selle küünelaki eemaldajaga. Niimoodi siis küüne külge. Küüne panen siia vahele ja siis ootan natuke aega ja siis ta koorub päris hästi maha. Ma tean, et kasutatakse fooliumit ka, aga fooliumit on nagu tüütu endale ise nagu ümber sõrme toppida, eriti kui sul on enamus sõrmed nagu fooliumisse pandud. Saate aru küll? Ma isegi ei tea, kus ma need sain. Ilmselt kas Sheinist või AliExpressist või midagi sellist. A few moments later. Need küüned olid mega ilusad. Pikkus ja kuju ja kõik on üli ilus. Päris hea. Ja tänane õhtusöök tuli meil kõige suvalisematest asjadest, mis kapis veel alles olid. Meil on siin tortilla pizza koos peekoni, paari kanatüki ja sibulaga. Just oli ka. Ja mõlemad saame ühe muna ja salati ka. Sööme õhtusöögi ära ja siis ma loodan, et see ilm on selline, et me ikkagi toidupoodi ka jõuame, sest homme hommikul võiks ka ju midagi süüa. Seega ma loodan, et saab poodi minna. Tulime oma põhipoodi nüüd, aga tuul võib lihtsalt minema nii külm. Ainike otsib endale nüüd jogurtit. Siin on muide väga suur valik erinevaid proteiinipudinguid, mis on väga maitsvad ja karamelli oma mu lemmik.
aga on ka vanilje ja šokolaadiga ka. Saimegi poes käidud. Õhtuti ei tasu ega poodi minna, sest on nii palju inimesi ja tegelikult on ka nii, et väga palju kaubast on nagu otsa saanud. Sellepärast ma käingi alati tavaliselt mingi lõunapaiku mingit sellist peaaegu et nädala kraami ostmas, siis on natuke lihtsam. Praegu lähme siis kodu poole tagasi oma asjadega. Ja võrrelge tänast ilma nüüd eilsega. Reaalselt eile ma olin talvejakiga. Täna on nii soe, et inimesed olid rannas reaalselt. Aga praegu me lähme sellisesse kohta nagu, kuidas me kutsume, hiinakateks kutsume neid. Siin on täiega palju selliseid väiksemaid ja suuremaid hiinakaid, kus saab täiesti lambiseid asju osta, sest siin on nagu reaalselt astuks nagu AliExpressi. Nii et me lähmegi nüüd otsima paari asja. Kas on tohutu suur lihtsalt. Siit leiab näiteks mööblit, igast mingeid selliseid tutikesi, peegleid, riideid, seal ees oli kosmeetikat ja nii edasi. See on nagu üks lõputu selline pood. Me valmistume siin rannahooajaks, sest igal õigel Hispaania inimesel on selline tool rannas olemiseks. See on jama, jah. Siin on rohkem mingeid pikutatavaid. Siin on sellised see on ainuke mõistlik valik. vipptoolid, saad põhimõtteliselt pikali ka seda lasta. See on suht nõrb. Anna ma näitan, mis sul on. Oota, mul on selline väiksem variant. Käetugedega ikkagi. Nii et saad siin põhimõtteliselt niimoodi olla, kui tahad. Okei. No me siit hiinakast ei leidnud praegu, mis meil vaja oli. Me ei tulnud tegelikult neid päevitustoole üldse vaatama. Mul oli mingit seda ühte juhet vaja telefonile. Siis seda, kuhu otsa telefoni panna, ütle nüüd, tripoodi. Jah, seda mõtlesin otsima tulla. Või siis ma tellin selle lihtsalt Sheinist, kui ma ei leia siit nendest hiinakatest. Ilmselt õhtupoole me vaatame ühte teise hiinakasse ka, kus äkki on neid juhtmeid ka. Oi, täis. Vaata, siin on kellegi tool. Just lõpetasime õhtusöögiga, tõime prügi ära. Ma ei tea, võib-olla, kes on Hispaanias käinud, see teab, kuidas see prügikorraldus siin on. Siis tänavatel sellised maa-alused prügikastid, kus sa siis viskad sealt tuutust sisse oma paki ja siis läheb sinna maa alla konteineri sisse. Praegu lähme võtame ruttu ühe paki ära ja siis käime teises hiinakas, vaatame, kas see pakub mulle, mis mul vaja oli. Me peame selle pakikese ikkagi koju viskama, sest ei hakka seda tassima. Oodatust veits suurem. Nii et viime selle siis koju ja siis juba hiinakasse. No nii, kõik mu lootused on nüüd selle hiperfuu peal. Nii et lähme vaatama. No kas siin sees väga midagi näidata ei ole, sest need hiinakad näevad kõik suht ühesugused välja. Siin on jälle veits mööblit, kujukesi ja nii edasi. Kuna need suuremad hiinakad vedasid mind alt, siis me tulime nüüd väiksemasse vaatama. See oli meil tee peale seega. Väiksemad hiinakad on siis niimoodi rohkem kokku pressitud. Nii et need kõik letid on lookas asjadest lihtsalt. Rain juba kadus ära kuskile. Siin on isegi toole või? Ei õnnestunud mul sealt ka neid jubinaid saada, seega on peal ikkagi tellima hakkama. Aga ma arvan, et siinkohal on hea otsad kokku tõmmata. Aitäh, et sa vaatasid ja pane subscribe ja like. Näemegi juba järgmine kord. Tšau!